Mingis mõttes küll, et kuna me ikka käime laua peal, siis me peame selle eest hoolt kandma, et me seal terved ja normaalsed välja näeksime, et näiteks et kui keegi läheb uisutama või päeval, et tal peaksid olema tegelikult kaitsmed peal. Tunnistan üles, et mul ei ole tegelikult neid kaitsmeid, et see on juba üks reegli rikkumine tegelikult. Aga käid siis rulluisutamas, jah? Stockholmi poole peal küll, jah. Seal on nii palju häid teid ja kus sõita, et see on mõnus rutiinist välja lõikamine. Sellised on nüüd siis Stockholmi suvitajad või kes te nüüd siis omast arvast olete? Kas te lõpetasite trenni tegemise või te võtate hoogu või te lihtsalt puhkate enne tänast lavale ja sõtta minekut taaskord? Trenni tegime ära ilusti ja siis mõtlesime, et mis me seal, kuna seal laevas on oldud nii palju, et siis tahaks väljas käia, värsket õhku hingata. Ma vaatan, ka te olete rulluiskudega, et kas see on siis põhitegevus teil või? Või mis te veel teete peale uisutamise? See on üks selline variant nii-öelda seda vaba aega veeta siin Stockholmi poolel. Neid võimalusi on veel, aga... No kuidas te veedate aega asjalikult, mitte et ei läheks nagu lorutamiseks kätte ära? Või isegi pigem ongi... Kas te laulate ka siin, kui te niimoodi olete? Siis ei taha laulda, midagi kuulda. See on rohkem vist, keegi ei taha oma nii-öelda erialast tööd teha vabal ajal, et tegeletakse kõige muu võimalikuga. Ma vaatan, et oled siin ennast nüüd rohu peale, siin põlved roheliseks maandunud, et kas niisuguse suure metallist konstruktsiooni sees elamise juures tekib ka natukene loodusigatsus, et tahaks reaalselt nagu seda rohulõhna tunda? Absoluutselt, sellepärast me siin kõuni maas olemegi. Kas on nüüd raske ka tagasi minna laeva peale, kui siin on nii mõnus? Varsti peab minema juba. Ma ei tea, tegelikult see on juba nagu ei mõtle selle peale, vaatan, lihtsalt lähed ja nii on. Aga tegelikult see rohi on küll nagu selline haruldus, sest ükspäev me olime nagu juba vähemalt mingi 3 nädalat peal olnud laeval ja siis õhtul olime seal teki peal ja vaatasime ümberringi on ainult meri ja siis järsku hakkasime mõtlema, kuule, millega me tegeleme? Me lihtsalt sõidame iga päev laevaga. Tuimalt, et nagu päris huvitav tõesti. Et siis see roheline muru on nagu värskendav vaheldus. Kuidas üldse nagu emotsionaalselt on, et reaalselt käite tööl nii-öelda 20 minutit iga õhtu, eks ole, proovid kaasa arvatud, et kas kogu see laeva peal oleks see 24H, kas see tegelikult tundub nagu tööpostil olemine või sa kuidagi nagu peas oled ära ka lahterdanud, et see on mu puhked, siin ma nagu nüüd olen sunnitud olema, nüüd ma saan maale minna, aga vot nüüd alles hakkan tööd tegema? No mingis mõttes on ta ikka tööpostil olek, et meil on ikkagi kehtivad täpselt samasugused reeglid nagu on kajutiteenijatel, turvameestel, kaptenitel, kellel iganes seal laevas, et lihtsalt seda vaba aega on meil võib-olla natuke rohkem, aga samas see vaba aeg on ikkagi mingis mõttes piiritletud, et sa ei saa kõiki asju teha, sa ei saa näiteks minna baari võtta endale õlle või midagi, et sellised, on mingisugused asjad, mingid piirid, et kuhu maani võib midagi teha. Mulle tundub, et teil on tegelikult suhteliselt selline nagu chill, mõnus amet ja lisaks sellele teie igapäevaelu pakub teile nii palju nagu avastamise võimalusi, et lihtsalt mine ja vaata ja koge ja leiuta ja proovi, et kas on nii? On küll, jah. Siin Rootsis on tegelikult väga palju kohti veel
ma küll olen väga palju siin käinud, aga on ka neid kohti, kus ma ei ole veel jõudnud, et tahaks käia kindlasti seal Riia ümber ka, Juurmalasse on meil plaanis minna veel, jah. Aga selle programmi tegemisega ongi see, et see töö ja vaev või see nagu suur töö, mis tehakse, on ju, et see on nagu eelneb siia laeva tulekule, ehk siis enne seda on nagu tohutu möll ja proovid ja värgid ja hommikust õhtuni. Kui sa siia juba jõuad, siis üldiselt peab ütlema, et see on ikka sükene Viljade maitsis aeg. Jah, see on nagu maitsid vilja ja magus viljamaa tuleb suunurgas, niriseb ja lähed rullviisutab pärast otsa. Et see on päris sükene hea puhkus ka praegu, et sa oled sellest sükesest igapäevasest olme teemast ka nagu täiesti eemale ja aju puhkab. Et sinu töö on sinu puhkus? Need käivad jah kuidagi käsikäes, aga samas me ikkagi teeme päris palju proovi ja teeme isegi siis, kui meil oleme juba siin laevas ja teeme igal õhtul seda programmi, me teeme ikkagi proove, et olla veel ja veel paremad. Et tihtipeale võib-olla isegi laevas arvatakse, et need tantsijad, need ei tee ju midagi, need lauljad siin, et need ainult ju lebotavad ja siin. Praegusel päeva ajal ongi täpselt niimoodi, et teevad kajutiteenijad tööd, meie puhkame ja siis, kui nemad puhkavad, siis teeme meie tööd, et see on kuidagi kõik ikkagi tasakaalus. Aga ma mõtlen, et te peaaegu 2 kuud olnud, et kas te Eesti suvest tunnete ka puudust? Ma ei tea, ei ole Eestis olnud, ei oska sellest puudust tunda. Ma ütlen, siin selle aja jooksul on mingi 2-3 vihmast ilma maksimaalselt. Et see on... Jume on ikka võimas, Isegi mitte selles jumes ei ole asi, aga ma ei mäleta nii ägedat suve seal ilmade poolest küll. Täiega naudin seda. Aga mis on meelistegevus veel siin laevas on? Ma arvan, et ma pole elus nii palju saunas käinud, kui ma selle 1,5 kuu jooksul olen siin käinud. Puhtus on küll, aga kas sa käid saunas igavusest või seltskonnast? Ma ei tea, kuidagi tavaliselt on see just Riia poolt Stockholmi minnes pärast show'd. Kui keegi püstitab küsimus, et ma ei tea, kes läheks täna sauna ka, siis kõik on, võib minna küll. Et meil on saun ja bassein ja et siis miks mitte seda kõik ära kasutada. Teie eest on hoolitsetud. Igas laevas vist seda ei ole, et selles suhtes on vedanud. Aga kuidas nende inimestega on, et kui sa kuuled kuskil eesti keelt, mida on kindlasti hästi vähe, siis kas see tekitab rõõmutunnet või pigem niimoodi, et ei taha, et lähen parem ära, ei taha kuulata eesti keelt? Kusjuures see tekitab just sellist emotsiooni, et ma kuulen eesti keelt ja ma näen, et suhteliselt täiesti võõras inimene. Siis ma kohe ütlen, et eestlane. Ja kohe tervitan sellepärast, et seda tõesti kuuleb. Seda päris mitte, aga kuna seda kuuleb siin nii vähe, siis midagi tekitab mingisugust elevust. Kas oled peaaegu 2 kuud ära olnud, et kas on ikka igatsus ka natuke Eesti järgi? Tahaks vist küll, jah. Aga midagi dramaatilist veel ei ole, et pean selle vapralt vastu. Kuidas sa sõpradega ühendust hoiad? Saadad postkaarte? Tere, olen jälle Stockholmis. Olen jälle Riias, olen jälle Stockholmis. Ütleme nii, et neid sõpru, kellega ma telefonitsi räägin, neid on üsna vähe alles jäänud. Sõpra tunneb merel olles. Et Läti pool on hea see, et vastuvõetav kõne on tasuta. Et siis rohkem nagu sealpool inimesed helistavad Stockholmi pool. Läheb see arvepidamine päris kulukaks. Sa oled nüüd peaaegu 2 kuud iga õhtu esinemas käinud, et kas sul on veel üldse mingi ärevus ka sees? Või on juba see täitsa nagu lihtsalt? See ärevus tekib täpselt siis, kui see muusika käima läheb.
sest me oleme minu meelest nii ägeda programmi kokku pannud, kõik on nii ägedad laulud. Jackson 5, Bee Gees, mis iganes, Janet Jackson, Justin Timberlake, Beyoncé. No, neid nimesid võiks nagu väga palju veel loendada siit. See muusika on kõik selline, mis nagu tõmbab ja haarab kaasa, et unustad ennast siin täiesti laval ära, täiesti teine maailm. Ma arvan, et sellised peaksidki ühed programmid olema, mis tõmbavad sind kohe ise ennast käima. Et sa ei pea ennast selleks eraldi kuidagi häälestama.